introducing the Red Bull Car Park Drift for the first time in Estonia, and I'm really honored and glad to be having our baby that we created back in 2008 and spreading it all over the world. So, as you may know, drifting usually it's a tandem drift where you have two cars drifting together, where you need lots of horsepower, lots of torque, lots of grip, and that costs a lot of money. And me coming from a background of rallying, we know that how much motorsport is expensive. So in 2008, me and Red Bull, we came up with the idea of Red Bull Car Park Drift, which is, a car park where you can find anywhere in the world. You don't need a special track for that. And to do a kind of drifting events, even people with their own personal cars that they drive for daily use, with some small modification, they can come and compete and even have some good results. And now this is the end result, as you can see here. All the obstacles that we have in the Red Bull Car Park Drift, like the donut, the figure of 8, the figure of 11, the box, we have two boxes, the spiral with the pendulum, even the gates, it's the same that we use all over the world. Every year we do like 15 to 20 qualifiers all over the world, and in each country, as we are doing now here in Estonia, we take the winner of today's event, and he's gonna represent his country, which is Estonia now, in the world final of the Red Bull Car Park Drift, which will happen this year in December in Saudi Arabia. So that's really good. To have the best of the best champions of the Red Bull Car Park Drift all over the world, putting them in one place, and then seeing who's gonna win. So as we've seen now, we did like some practice runs for the drifters, because it's the first time for them to see the Red Bull Car Park Drift. I also did some demonstration runs with the car just to show them the obstacles, how to tackle them, what to do and what not to do. And then they did 2 qualifying runs. I was happy to see the level of drifters, honestly. The cars are amazing. The drifters also, some of them, they have like not very powerful car, but still they managed to qualify for the top 17 we're gonna have for today. And hopefully starting from the first run, we will see how the best top 8 drifters are gonna proceed to the final 4 run, and then we can crown the first ever winner of the Red Bull Car Park Drift in Estonia. Punkte antakse 300 punkti, 3 hindajat on. Hindajad siis hindavad, üks hindab siis drifti täiesti, 85 punkti drifti eest, ja siis sa saad veel anda ekstra 15 punkti, kui on nagu vau-efekt, vau-faktori juures. Üks hindaja hindab siis neid lisaelemente, mis siin on väravad, pendulum on niisugune suur pall, mis kõigub, et pärast näitab teile videos ka. Ja siis on veel need külgboksid on sellised, et ütleme niimoodi, autot sa risti parkida ei saa koonuse ja piirde vahele. Need on 4,5 meetrit. Enamus autod on pikemad, näiteks Supra ei mahtunud üldse. Muidugi Ford Fiesta, Margus Mangus, tema seal tiirutas nii, et vähe ei olnud, temal ei olnud probleeme. Aga üldiselt on väga kitsas, sa pead panema auto siis ratta täpselt koonuse juurde ja olema siis ringist nagu veel seespool. Esimene päev laupäeval oli tegelikult üldse meil karikasarja etapp ja teavitati siis, et tehakse järgmine päev Red Bull Car Park Drifti üritus, ja mis me ikka, auto oli juba siin ja mõtlesime, et võtame uuest formaadist osa ja proovime anda ennast parima, ja ütleme nii, et see on meil uus hooaeg uue autoga ka, et tegelikult teine võistlus alles, et tegelikult kohaneme autoga, aga nagu näha, siis auto sobib. No täpsus oli üldiselt päris oluline siin rajal, et juba väike tünnipuudutus oli suur korrigeerimine punktide poolt kohtunikel, aga jah, ei olnudki võib-olla see kiirus nii tähtis, vaid oligi just see, et kuidas sa oma joont teed sujuvaks, ja nii me siia jõudsime. Me ei osanud siia tulles midagi nagu teada, et kuidas see on. Me võtsime enda need rehvid kaasa, millega me sõidame siis Euroopa meistrivõistlustel, ja koha peal siis selgus, et nendega on üsna paha siin hakkama saada. Mis me tegime, siis me võtsime siin Pro M-i klassi sõitjatelt, laenasime rehve, mis on siis tänava omad, mitte semislikid, ja sõitsime terve siis raja või terve päev siis nende rehvidega, et kindlasti nendega on parem, nad siin suudavad libiseda rohkem, mida siin on vaja, ja kuna siin ei ole ka aja peale ega kiiruse peale, et siis oli lihtsam lihtsalt nendega seda tänast päeva läbi ajada. Sellist üritust meil Eestis ei ole olnud, ei ole ka keegi oma lõpuks korraldanud, et eks kuskil sõõrikuid või 8 on ikka natuke tehtud, aga see oli hoopis midagi teistmoodi, et see oli kõigil esmakordne, kõigil olid võrdsed võimalused, et kellelgi mingit suurt eelist ei olnud.
tegemist on siis Ford Fiestaga, mis siis tegelikult ainult välimuse poolest meenutab seda Fiestat, et põhja all seal on põhiliselt siis kasutatud mul Ford Scorpio juppe ja siis nagu ikka reede õhtul viimasel momendil sai siis veel olulised detailid nagu roolisammas välja vahetatud ja need siin hakkasid ikkagi omale vastu mängima, et ühesõnaga selle autoga sõidan tegelikult praegu 17 korda, et esimene kord käisin rajal sõitmas, oli veel täitsa poolik, et igast vead tulid välja ja nüüd teine kord sõites siis oli näha, et see reede õhtune asi tegi mul jah roolimise palju kehvemaks, et need esimesed kvaliringid ja mis seal olid, need ma võitlesin ainult rooliga, et seal oli veel raske seda asja nautida. Aga õnneks siin üks hea sõber tuli, puuris mulle roolisambasse augud ja lasi õli sisse ja hakkas tööle. VD40 aitab alati. Kuna mootor on ka ainult 143 kilovatti, nii-öelda Cosworth 2.9 V6, siis see ikkagi siin teistega võrreldes oli ikkagi minul tükk tegemist, et püüda neid kaugemaid kohti. Aga lõpuks siin sai natukene siin asju muudetud ja sai asja niimoodi käppa, et sai ilusti gaas põhjas algusest lõpuni ja mõnusalt rool keeras kaasa ja oli väga hea. Käigukastiga oli ka tegelikult, siin alguses proovisin, et kuna ülekanne ei olnud üldse sobiv selle raja jaoks, kuna siin on väga nikerdamine ja siis ikkagi mul on Fordi käigukast, kus käigud on väga pikad ja minu teine käik on siis nagu tavalistel autodel, ütleme 3. käik. Ja siis oli nii, et ma pidin ikkagi esimest vahepeal lülitama, sellepärast, et see kiirused olid väga väiksed. Aga kuna see kast on 84 aasta Ford Sierra XR4 pealt, siis see otsustas, et ta ei taha neid käike väga vahetada ja ma siin mitu kvaliringi väga palju tegelikult mul läks punkte alguses sinna kaduma, et sellepärast ma seal joone kõige alumise triibu juures ma tegelikult pääsesin üldse top 16-sse, et see mul ütleme nii, et oli vedamist ja siis aga siis lõpuks leidsin selle lahenduse, et lihtsalt piinasin rohkem ja sõitsin ainult teise käiguga.